Tere Kigile siit niimoodi, enne ma olin tagarean ja võib-olla Kiki pole saanud niimoodi ütelda. Mina tahas lõpetuses ütelda paljalt seda, et tulge Mulgi elamuskeskusesse. Ja kui noortele ütelda seda, et mikä pärast sinna tulla, siis üks on juba see, et mitte kellegil tõisel ei ole säändest uhket keskust. On ju Võrumaal ei ole, Setomaal ei ole, meil nüüd on Molemen. Ja kui kõneldi alati, et kõik kõnelive, et peast nagu uhke oleme, et sa mulk oled ja väärtustama seda mulgi asja, aga kui sa muidu väärtustad, kui sa ei tea, mida väärtustada. Aga elamuskeskusel on väga säände ülevaade, säände lihtne väike ülevaade. Ja mina kõigile kõnelen seda kõigepealt esiteks, mikä pärast tasub olla nii uhke selle mulgi asja üle. Mulgi oli meie esivanempa, eks ju, oli edimese, kes saiva vabas. Nema ossib oma talu vabas. Nema oli edimese, kes selle 700-aastase orja ikke tegelikult endalt maha saiva ja ossiva talu vabas. Tõises on väga eriline see, kui me kõneleme toidust. Jah, mulgi toidu on sedasi toidukultuur, aga mitte ütelgil piirkonnal ei ole oma nimelisi toite. Paljalt, mis ma mõtlesin, vast Saaremaa leib on sedasi. Aga mõtelge, meil on 4 oma piirkonna nimelist toitu. Siis kolmandas, ne mustri, on jällegi mulkel ainulaadse, arhailise, vana, mitte kunnegil ei ole teistel säänsed. Kigil on juba säänse risti ja korrapära. Meil on käejoone, iga laitsab kah seda mustrit tikki või jooniste, et on ju omapärane. Ja kui me neid väikseid lihtsaid asju tiiame, siis hakkad mõtlema, et on ju uhke olla ju. Kiil on see teine asi sedasi, kiil on ju igal ütel oma kiil, aga ikka siukse asja me olime edimese, kes vabaduse saiva. Ja mulk oli nutikas, ega ta saa ju niimoodi, kenne kes kinki seda, palju tööd pidi tegema, nutikas pidi, ettevõtlik pidi olema, kokkuhoidlik pidi olema. Ja nüüd ongi sedasi, et me saame seda mulgi kokkuhoidlikkust kah siduda selle tänapäeva teemaga. Tegelikult on ju keskkonnahoid, säästlik ressursside kasutamine. See on ju kõik, mulgi on ju seda meile ette näidanud. Ja mina ütlegi neile noore, palju on ilmselt seal Lilli loodusmajan juba käinu ja mäletava minut. Lillil me tegime selle magnettahvli, kõnelesime mulkest. Aga nüüd on siuke ilus suur kotus ja kui sa tuled sinna, see on kohe nagu, see on kõik peopääl, sa näed kohe silmage, et mis ne mulgi tegive, millal nad tegive, see jääb meelde. Üte kõrra käid ei jää meelde, tuled tõise korra natuke vanempa klassiga, vaat siis on juba natuke rohkem peab meelde. Ja mina usu, et seal mulgi elamuskeskusen hakkava nüüd latse rohkem käima, sellepärast minule väga meeldib lastega tegelde ja just, et latse tunnes seal ennast hästi ja tunnes ennast kodun, mitte nagu paljalt latse, vaid suure kah, et sa tuledki kodu nagu säändes Lännimanu näitusest. Tuletegi Miumanu, mina võta teid vastu seal, näita, mis meil selle kõrral jälle huvitav, et on, näe, mõni lammas on juurde tullu ja näe, seal kanal on poja või tibude sellel aastal, et vaat sedasi võis see keskus olla. Et üte kõrra tuleb, tõise kõrra tuled nagu sedasi vana mulgi talu kaema, et kui sul omal ei ole enam sedasi, mõni linna inimene, ammu on juba kõik vanaema ära lännu ja siis on ju paljalt need taluõue ju muru kasvatates, aga vaat me tahame vaat see üks siuke kotus võis olla, et sa tuled ja kaet, et saad selle kapsarauaga seal raiu ja vikati kätte võtta ja kui vaja, siis teeme selle rõugu sinna, selle einarõugu, egagi palju latse ei tea, mis tähendab rõuk, eks ju. Niimoodi, aga kui ta sinna alla saab juba peitu minna, vist ei kõnelengi mikrofoni, aga vasta kullet teiki. Et võt sedasi, et mina kutsun teid kõiki sinna elamuskeskusesse ja võtame lahkesti vastu ja kui te nüüd reklaami kaete, siis meil on suur hinnasula kah. Lovat. Nii, aitüma teile. Tema.